Nii, aga ma loodan, et meil on nüüd, Jaanika, sinu poolt on kõik valmis. Väga hea. Niisiis, tere kõigile, kes on meiega täna siin ühinenud. Ma näen, et meil on siin suurusjärk 15 külalist Teamsis ja rohkem siis teistes kanalites. Et selleks, et üles ärgata, räägime siis ja vaatame kõigepealt ühe video ära ja siis vaatame edasi, mis saama hakkab. Vot nii, tere taas, mina olen Aivar Avalu. Ma olen Eesti Energia IT-arhitektuuri juht. Minu tiimi kuulub ka selline äge asi nagu innovatsioonilabor, mida me nimetame e-lab'iks, kus me katsetame erinevaid IT-tehnoloogiaid. Ja täna sellel seminaril on meil siis 1,5 tundi, et teile rääkida natuke Eesti Energiast, natukene sellest, mida me näeme IT-väljakutsetena erinevates energiavaldkondades. Ja ka sellest, mida me pakume tudengitele, mida tudengid võivad pakkuda meile, kuidas me sellest koostööst kasu saame ja kuidas kõik reaalselt toimida saab. Kuna meid on siin 17 tükki sellel miitingul, siis teeme niiviisi, kui kellelgi on küsimusi, tõstab käe või lihtsalt küsib otse, proovime jooksvalt vastata või võib ka kirjutada chati, proovin silma peal hoida. Ja ajakava on meil täna siis selline, et mina räägin kõigepealt Eesti Energiast, energiaturgudest, väljakutsetest suurusjärgus 1,5 tundi natuke peale, siis ma annan sõna üle meie innovatsioonikeskuse tooteomanikule Jaan Otsale, kes räägib natuke sellest, kuidas me oleme tudengitega koostööd teinud, mis on olnud tagasiside, mis on olnud selle tulemused ja viimasena ja siis sellist rohkem praktilist infot jagab Natalja, kes on meie värbamisvaldkonna ja järelkasvu valdkonna juht. Nii, aga hakkame kuskilt otsast peale. Mida ma olen märganud selliste juttude juures on see, et inimesed tavaliselt ei ole väga kindlad, millega Eesti Energia tegeleb, mis on natukene kummaline, sest me oleme ikkagi selline 80 aastat juba Eestis tegutsenud ettevõte ja me tegeleme ju sellise asjaga, mis peaks kõikidele suhteliselt tähtis olema, ehk siis kuidas elekter tegelikult inimesteni jõuab. Mida ei teata tihti on see, et me oleme täis väärtusahel ettevõte. See tähendab seda, et meie jaoks energiavaldkond algab kaevandamisest, meie põhilise maavara kaevandamisest ja lõpeb teenuste pakkumisega lõppklientidele. Ja me tegeleme kõigega, mis selle vahele jääb, välja arvatud suured kõrgepingeliinid, millega tegeleb siis Eestis teine ettevõtte nimega Elering. Meie kogemused on üle 80 aasta. Meil on 4 suurt valdkonda, meil on 5 koduturgu ja meie juures töötab 4400 inimest, keda me nimetame energiakangelasteks, kes seda kindlasti on. Ja me pakume teenuseid 700 000 kliendile, kellest suurusjärk 600 000 on Eestis. Me oleme rahvusvaheline energiaettevõte, kuulume riigile. Meie teenused ei ole seotud ainult elektriga. Me pakume gaasi, me pakume sooja, me pakume erinevaid IT-teenuseid, me osaleme rahvusvahelistel vedelkütuste turgudel ja nii edasi. Ehk siis meie ampluaa on tegelikult väga-väga lai. Seetõttu ma arvan, et see, mida vähemalt siin regioonis meie räägime energiavaldkonnast, on laiendatav üle kõikide Balti riikide, kindlasti tõenäoliselt ka Euroopas.
Kuna me oleme riigiettevõte, siis on meil viimased, no ma julgeks öelda 10 aastat olnud riigi poolt selged ootused. Ja need ootused ei ole muutunud. Nendeks ootusteks meile on väärindada põlevkivi, Eesti suurimat maavara, kõige keskkonnasäästlikumal viisil, aga ka nii, et sellest oleks tegelikult meile kõigile kasu. Selleks on tagada stabiilne omanikutulu. Me oleme läbi aastate olnud Eesti üks suuremaid dividendimakseid riigiettevõtetest. Me tagame Eesti sisese elektritootmisvõimekuse, ehk siis selle võimekuse, mis läheb käiku viimasel ajal siis, kui tuult ei ole, või siis, kui talviti päike ei paista, näiteks nagu meil siin veebruari külmade ajal oli. Seda 1000 megavatti ulatuses. See 1000 megavatti tegelikult on meie jaoks umbes alla poole meie tegelikust tootmisvõimekusest ka sellises põlevkivi elektritootmises. Meil on riigi ootus panustada tasakaalustatud piirkondlikku arengusse, mis on viisakas viis öelda, et me pakume tööd ja pakume ettevõtlust nii Ida-Virumaal kui ka teistes piirkondades, mitte ainult Tallinnas. Meie uus eeldus, võib-olla see on ainukene, mis võib-olla viimase 10 aasta jooksul on lisandunud, on elektri osakaalu või taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaalu suurendamine. 40% oleme me tänaseks jõudnud. Ja mitte vähem tähtsana või võib-olla isegi kõige tähtsamana on meie viimane ootus meile võrguteenuse kvaliteedi ja konkurentsivõime säilitamine, ehk siis Elektrilevi kui Eesti suurim distribution operator või võrguteenuse pakkuja peab olema selline, kes suudab arvestatava kvaliteediga elektri inimestele koju kohale tuua. Elektrivõrk muide on meil suhteliselt huvitav, sest elektrivõrgu Eesti asustustihedus on selline, et elektrivõrgu iga kilomeetri kohta liigub meil 4 korda vähem elektrit kui Euroopas keskmiselt. See tähendab seda, et meil on väga suur osa kliente asub väga pikkade liinide taga. Nende liinide kaudu liigub vähe elektrit, seeläbi sõna otseses mõttes ka vähe hooldusraha sinna. Aga nagu ma ütlesin, need ootused ei ole väga palju muutunud. Aga miks me siis üldse räägime sellest, et meil on mingid väljakutsed? Me oleme 80 aastat kokku seda teinud, Eesti ajal me oleme seda teinud nüüd praktiliselt ikkagi üle 30 aasta. Mis siis on uut? Ja uus on see, et maailm muutub meie ümber sellise kiirusega, et raske on saba veel püsida. Me oleme need megatrendid, mis mõjutavad täna igasugust tootmist, igasugust suurt ettevõtlust. Nendeks on, eks ole, kliimamuutused, selleks on sotsiaalmeedia või inimeste suhtlemismuutused, inimeste ootused, arvutitehnoloogia, muud asjad. Oleme sealt tulnud sammu tagasi ja küsinud, millised on need megatrendid, mis täna mõjutavad kõige rohkem energiaturgu. Ja me oleme siin välja toonud 4 sellist suurt mõjurit. Nendeks on siis elektrifitseerimine. Ma loodan, et ingliskeelsed slaidid on kõigile fine, sellepärast et ma ka hoiatan ette, et ingliskeelseid slaide tuleb veel. Meie enda töökeel on inglise keel, nii et olge valmis. Anyway, elektrifitseerimine. 40 aastat tagasi kogu elektrikasutus väga suures osas istus tööstusettevõtetes, istus niiviisi, et hommikul pandi saed käima, õhtul pandi saed seisma, kõik oli ette ennustatav, kõik oli tore. Kodustes majapidamistes, kuhu liikus vähe elektrit niigi, kõige suurem energiatarbija tavaliselt oli külmkapp. Tänasel päeval nii ettevõtluses kasutatav energiaprofiil kui ka inimeste enda kasutuses olev energiamaht on kasvanud oluliselt, hoolimata sellest, et kõik seadmed ise on läinud oluliselt energiasäästlikumaks. Lihtsalt nende seadmete arv, mis on elektrivõrguga seotud või milles on aku või patarei või mingi muu selline, on kohutaval kombel tõusnud. Me kõik kasutame iga päev praktiliselt vähemalt pool kilovatt-tundi energiat selleks, et mobiiltelefoni laadida. Asi, mida 15 aastat tagasi ei olnud. Meil on elektriautod, meil on maaküttesüsteemid, meil on kas või, ma ei tea, lugege kokku, mitu arvutit teil maja peal igapäevaselt töötab. Ehk siis energia
energia tarbimine liigub järjest rohkem elektri suunas ka nendest kohtades, kus ta varem ei olnud. Me näeme suuri muudatusi lisaks kliendi ootustes. Kui klient siiamaani ja selgelt ka täna tahab eelkõige seda, et elekter tuleks seinast ja tuleks võimalikult odavalt, on see osakaal, mis räägib sellest, kuidas energiat ise toota, kuidas olla energias säästlik, kuidas valida endale erinevaid seadmeid, ehk siis see vajadus andmete ja teenuste järgi on väga palju kasvanud. Inimesed meie küsitluste järgi ootavad ka ühte partnerit täisteenusena. Ehk siis selline suur muudatus, mida võib-olla telkod elasid läbi siis, kui nad läksid mobiiliminutite müügi pealt teiste teenuste müügile, on see, mida me näeme praegu energiaturu. Kolmanda suure trendina on tehnoloogiad ja see on võib-olla see, millest me täna siin kõige rohkem räägime. Ehk siis selline off-grid energia tootmine ei olnud 10 aastat tagasi võimalik. Õigemini mul on endal paar sõpra, kes ehitasid elektrimootoritest endale tuulikuid, aga ütleme nii, et see oli selline suhteliselt väikese kasuteguriga asi ja ikkagi suhteliselt harv. Täna me näeme seda, et põhimõtteliselt on võimalik Hiinast tellida konteineri täis off-grid seadmeid ja eladagi täna väljaspool võrku. Samamoodi uued tehnoloogiad mõjutavad seda, kuidas me energiat tarbime, kuhu me seda saadame, mida me oskame sellega teha ja nii edasi. Ja võib-olla mitte üldse vähem tähtsana, viimase punktina me näeme seda, et järjest keerukamas muutuvas nii keskkonnatingimustes kui ka siis sellises energia nii tootmise kui tarbimises seisus muutuvad ja tulevad uued regulatsioonid, tulevad uued turud, tulevad uued platvormid ja nii edasi. 10 aastat tagasi hakati esimest korda rääkima sellest, et on olemas asjad, mille nimi on rohelise energia sertifikaat. Täna me räägime sellest, kuidas tagada reaalajaliselt see, et kui mina tahan kasutada rohelist energiat, siis seda rohelist energiat keegi täpselt samal ajal sellesse samasse elektrivõrku ka toodab. Kui me räägime sellest, kuidas vanasti võrku tasakaalustati, ehk siis võrgu üks olulisi omadusi on see, et sinna sisse pandud energia peab võrduma välja võetava energiaga. Siis see käis niiviisi, et päris vanasti öeldi raadiost, aga vahepeal helistati suur ettevõttele, öeldi, et ole nüüd hea, pane oma saekaater korraks kinni, meil on seda vaja. Täna toimub turgude juhtimine täisautomaatselt, toimub sekundi ja väiksema intervalliga käskude saatmisega. Ehk siis sellist keerukust on maailma väga palju juurde tulnud ja see keerukus täiesti selgelt ei vähene täna ja ei vähene ka edaspidi. Nüüd, miks see kõik on oluline IT-le? Ja miks see on oluline teile, kes te täna seda kuulate? See on oluline täpselt sellepärast, et enamikke neid asju saab teha ainult või vähemalt suures osas digitaalsete vahenditega ja tarkvaraliste vahenditega. Ma ei ütle seda, et me oleksime elektrofüüsikaliselt jõudnud absoluutsesse tippu, et meil ei ole võimalik ehitada paremat tuulikut, et meil ei ole võimalik ehitada paremat generaatorit. Aga tegelik selline väärtuspakkumine täna on selles, kuidas olemasolev panna võimalikult targalt tööle, mitte selles, kuidas ehitada uus ja olulisel määral parem. Ja seda nii IT-s üldiselt kui ka tegelikult juba energiasüsteemi mõistes on selline suurepärane ütlus, et software eats the world, kui te seda mäletate. See on 10 aastat vana ja selle mõte on selge see, et kõikidesse valdkondadesse tullakse IT-ga sisse, kõiki valdkondi tehakse sellega paremaks, efektiivsemaks ja mis on võib-olla alustavatele ettevõtjatele või noortele oluline, kõikides valdkondades võetakse täna kõige suurem marginaal välja sellega, et leitakse ressurss, mida saab targalt kasutada digitaliseerimise või tarkvaralahenduste kaudu. Seda me oleme näinud
väga paljudes kohtades, need kuulsamad näited Airbnb-dest ja muudest alustades, aga kõige suuremat ressursi ärakasutamist või ressursi efektiivistamist võimaldab täna IT poolt pakutav tarkus. Ja seda kinnitab PwC poolt, ehk siis PricewaterhouseCoopersi poolt umbes 2 aastat või 3 aastat tagasi, ma täpselt ei mäleta, tehtud küsitlus, see oli energiafirmade juhtide hulgas, küsiti samamoodi megatrendide kohta. Ja küsiti seda, et teate, et teie olete siin kõik väga kõrged bossid, eks ole. Mis paneb teid muretsema? Mis on see, mis täna tekitab teist tunde, et see on teie ettevõttele risk, see on teie sektorile risk ja see on teile keeruline. Ja küsimused, mis välja pakuti, olid lihtsad. Kas selleks on kliimamuutus ja loodusressursside vähenemine või selleks on tehnoloogiline innovatsioon? Mis on ohtlikum, mis on suurem risk ettevõttel? Sellele küsimusele vastati niiviisi. Ehk siis, kui te siit nüüd kokku liidate, peaks olema selline esimese kursuse tase kindlasti. 81% ütles, et kliimamuutus on väga kõrge risk, aga 90% ütles, et tehnoloogiline innovatsioon on risk. Mis on veel huvitavam, on see, et kliimamuutus 36% juhtidest ütles, et neil on plaan, neil on kava, nad teavad, mida sellega teha. Ja 34% ütles, et ei, meile tundub, et me ei saa sellega hakkama. Sama küsimus tehnoloogilise innovatsiooni koha pealt oli selline. 25% ütles, et ta saab sellega hakkama ja lausa 38% ütles, et tehnoloogiline innovatsioon ja läbimurded on tema ettevõttele, tema sektorile suurem risk kui kliimamuutus. See on tegelikult hea, vanad dinosaurused peavadki kartma. Ja selle samasuguse küsitluse me tegime põhimõtteliselt ka Eesti Energias ja seeläbi me jõudsimegi järeldusele, et meie ainuke võimalus edasi liikuda on digitaliseerimine. Ehk siis äriprotsesside radikaalne parandamine või uute ärimudelite loomine läbi IT, oote, tehnoloogia, innovatsiooni, see on definitsioon, mille lausa võiks üles kirjutada. Digitaliseerimine, digitaalsete vahendite kasutusele võtmine ei tähenda seda, et me teeme mingit asja, mida me varem tegime paberil, teeme nüüd arvutis. See ei tähenda seda, et kui me varem kirjutasime midagi kaustikusse, siis nüüd me kirjutame Excelisse ja nüüd me saame kiiremini sellest graafikus. See ei ole digitaliseerimine. Digitaliseerimine on miski muu. Ja seda, mis see digitaliseerimine ja mis on need võimalused, mida me ka täna Eesti Energias uurime ja mis võiks olla need asjad, mida me peame sellisteks väljakutseteks, kuhu me ootaksime ka iduettevõtteid, kuhu me ootame noori kaasa mõtlema ja mis on need võimalused, mida IT avab, ongi järgmine teema. Aga enne seda ma nüüd korraks jääks vait ja ootaks, kas kellelgi on siiamaani tekkinud kommentaare või küsimusi või arvamusi. Nii, kui mitte, siis läheme siit edasi. Ja me võtame uuesti selle sama konteksti vaate, millest me alustasime ja küsime ja hakkame ühest otsast siis minema. Hakkame minema selle miningu poole pealt ja selle tootmise poole pealt. Mis on muutunud viimase 10 aastaga, mida me oleme juurde saanud, on see, et igasugused sensorid, mis peavad ka kaevandustes vastu, on muutunud odavaks. Meil on olemas täna käes praktiliselt reaalajaline info sellest, kus meie masinad on, mida nad teevad, palju nad kütust kulutavad, kas nendesse on midagi tangitud, kas nende lähedal seisab keegi ja nii edasi. Me saame seda sensordaatat koguda. Meil on üks Eesti huvitavamaid eramobiilivõrke muide, mis asub Estonia kaevanduses umbes 80 meetrit maa all ja mis katab mitte päris 10 korda 2 kilomeetrit ala, aga on igatahes piisavalt suur, et pakkuda meil kaevanduses mobiilsidet, sealhulgas ka sidet seadmetele. Ja kus me näeme selliseid võimalusi, suuri võimalusi, on eelkõige siis robotkaevandustes, robotmasinates,
Me ei ole veel seal, sest need hinnad on kallid, aga reaalsuses ma arvan, et me räägime 5–10 aasta vaates sellest, kuidas mitte keegi ei pea tegelikult minema maa alla selleks, et kaevandada. Need tööd on seal ohtlikud, neid tööd ei ole vaja teha inimesed. Austraalias on täna olemas kaevandused, küll avamaa kaevandused, mille kõiki sõidukeid juhitakse paarisaja kilomeetri kauguselt. Et ei ole vaja istuda kuskil keset kõrbe ja sõita autoga, selleks on teised lahendused. Me näeme väga suurt võimalust ja väljakutset tegelikult turvalisuses ja ohutuses. Täpselt sama näide, et meie praegused traktorid, mis sõidavad kaevandustes ringi, sõidavad pimedas, sõidavad suhteliselt kiiresti ja võimalus, et keegi sellele traktorile ette või alla jääb, on kahjuks päris kõrge. Selle vastu aitavad täpselt erinevad IT-vahendid, mis hoiatavad ühte või teist osapoolt. Logistika optimeerimine, siin ei tasu mõelda ainult traktoreid ja busse, siin me räägime ka sellistest asjadest nagu erinevad lindid, erinevad konveierid, erinevad segamissõlmed. Et seal on selge vajadus seda logistikat optimeerida, tagada, et see kivi ja muu, mis välja kaevatakse, reaalselt jõuab maapinnale. Ja läbiva teemana tegelikult nii siin tootmises kui ka edasistes on predictive maintenance ehk siis eelhooldus või analüüsipõhine hooldus. Ja miks on oluline? Ainuüksi Eesti Energial on varasid üle 2 miljardi euro väärtuses. Need on suured tootmisvarad. Te võite julgelt arvata, et nende iga-aastase hoolduse peale, isegi kui sinna läheb protsent vara maksumusest, siis on see päris palju. Ja kui sellest protsendist oleme me võimelised kokku hoidma, ma ei tea, veel 20%, siis on see päris suur raha. Ja see küsimus, et kas ma vahetan suure, ma ei tea, ma arvan, et 7000 euri maksva laagri või sõiduki ratta välja siis, kui ta on reaalselt purunemas, kui ta on reaalselt purunenud või kui saavad täis töötunnid, mida tehas ütles, et nüüd peaks vahetama, nende kõikide punktide vahel on päris suur erinevus. Läheme edasi. Meie uus ala, renewable energy. Kõige tähtsam küsimus renewable energy puhul ei ole see, kui palju või mis seisus isegi see on. Kõige tähtsam küsimus on, kui palju energiat ta homme toodab. Selle küsimuse vastuse täpsusest sõltub see, kas sellega teenitakse raha või mitte. Ja see tuleneb otseselt sellest, et energiaturg toimib nii, et tootmine ja tarbimine peab olema tasakaalus. See tähendab ka seda, et seda ennustatakse päev ette, ennustatakse pikemalt ette ja kui sina energiatootjana ei tooda nii palju, kui sa lubasid, ükskõik kas sa toodad rohkem või vähem, on sinul kohustus tagada, et see sinu toodetud energiaga ära tasakaalustatakse. Ja seetõttu eriti sellistel assetitel või sellistel asjadel on väga oluline aru saada, kui palju, mis mul töötab, mis mul ei tööta ja kus on see point, mille kohta ma võin öelda, et nii palju täna on optimaalne. Ja mis teil ja kes seda meil teeb? Eesti Energias on selle jaoks selline unit, mida me nimetame energy tradinguks ehk siis energiakaubanduseks. Ja energiakaubandus on meil nüüd see üksus, kes võtabki kõik meie assetid ja kaupleb nende poolt tulenevate võimekustega erinevatel turgudel. IT-väljakutse, nagu siin näha ka automated trading systems, me ei ole päris seal, kus on börsiettevõtted või ütleme siis kauplemisettevõtted oma automaatsete kauplemissüsteemidega, aga me oleme lähemal. Tähtsam on see alumine osa, see accurate demand and supply forecasting. Ehk siis, et kui te õpite täna andmepõhist andmeteaduseid, siis täiesti selgelt üks ala, kuhu tasub vaadata, on see, et kes suudab teha parema mudeli, mis ennustab ette, kui palju Eestis elektrit tarbitakse. Ja see ei ole nii lihtne, kui tundub, sellepärast, et Inglismaal, kui ma ei eksi, siis oluliselt mõjutas seda näiteks telekava, näiteks jalgpallimängud ja mingid muud sellised, mis ei ole nagu otseselt arusaadavad, aga väga
oluline on see info raha teenimiseks energiaturul. Järgmine punkt, distribution network. See võrk, mille kaudu reaalselt energia inimesteni jõuab. Nagu ma ütlesin, Eestis vähemalt ja tegelikult ka Lätis, Leedus, kus me ise küll võrku ei halda, aga probleemid on sarnased. Võrgu pikkus võrreldes võrgus liikuva energia hulgaga on väga suur. See omakorda tähendab seda, et hooldusele kulub meil rohkem raha. Tõsi, meil ei ole väga suuri, meil on tormi, aga mitte väga suuri orkaane, meil on metsapõlenguid, aga mitte jällegi väga laialdasi, meil ei ole maavärinaid muid asju, mis võiksid meie elektrivõrku väga vigastada, küll meil on palju jätkuvalt kas metsa või kahjuks viimasel ajal võsa. Suurem osa võrgu hoolduskuludest läheb just nimelt võsalõikusele, ausalt öelda, ja see on täna puhas käsitöö nii selles vaates, kus on vaja lõigata, kui ka see lõikamine ise. Vähemalt selles osas, kus on vaja lõigata, on täiesti selgelt võimalus tulla lagedale IT-lahendusega, mis võtab arvesse erinevaid asju, alustades siis mullatüüpidest, raielubadest kuni siis droonivideodeni välja. Seda me ka otsast katsetame, aga selliseid punkte just nimelt võrgus, mis määravad hooldusvajadust, on hästi palju. Tõeline suur väljakutse ja miks see on eriti huvitav on see, et see võib-olla erinevalt isegi sellest taastuvenergia arvutusest, mis on väga maapõhine, siis see konkreetne lahendus on skaleeritav üle kõikide kohtade, kus on õhuliin. Nii. Järgmine teema. Grid balancing. See on nüüd tegelikult see koht, kus TSO või siis liinide omanik võib tehnida või kaotada, ütleme niiviisi. Ma ei julge öelda lihtsalt teenida raha. Nagu mitu korda olen öelnud, võrk peab olema tasakaalus. Olukorras, kus meil on täna väga palju tootjaid, kes tegelikkuses ei suuda hästi ette ennustada või isegi kui nad ennustavad, siis see ennustus näitab, et elektrit lihtsalt ei ole. Mis on juhtunud Texases, eks ole, et kui meil ei ole tuult, meil ei ole päikest ja siis juhtub midagi veel baasenergiajaamadega, mis on meil siin sellised stabiilsemad, siis on jama. Siis on tõsine jama, ja on kõigil jama. Samamoodi, samad näited on tuua Saksamaalt. Saksamaa, kes väidab, et ta on rohelise energial põhinev ja kes, oleme ausad, kellel on väga palju rohelise energia asseteid, tasakaalustab tegelikult oma võrku ja tarbimist Poola söejaamadega ja Venemaalt sisse ostetud gaasi põletamisega sellistes juhitavates elektrijaamades. Selle süsteemi mõte lühidalt öeldes on see, et energiat peab olema sama palju. See tähendab seda, et kui mina energiamüüjana vaatan oma portfelli, ütlen, et minu portfellis, ütleme suvalised numbrid on 10 000 kodumajapidamist. Ma ütlen ka seda, et igaüks neist kasutab 20 kilovatt-tunni jagu energiat homme. Ma pean selle ütlema lausa tunni haaval tegelikult. Siis mina ostan järgmiseks päevaks energiaturult selle energia ette ära. Ja selle minu ostule vastu energiatootjad pakuvad siis oma tootmisvõimsusi. Ja sellega tekibki energiaturg, seal tekivad energiaturul hinnad, need tehingud tehakse ära päev ette, nimetatakse päev ette turuks. Järgmine turg on 1 tund ette ja see läheb mängu siis, kui järgmisel päeval selgub, et keegi on valesti arvutanud. Või juhtub mingisugune jama, näiteks päike on rohkem pilve taga, on päikesevarjutus, mingisugune suur elektrijaam läheb katki, midagi sellist juhtub. Sellisel juhul kõik osapooled peavad oma valesti ennustused katma turult, mille nimi on tund ette. Ja nimi on deskriptiivne. Seal kaubeldaksegi elektriga ainult tund ette. Sellel turul on elektri hind 10 korda kõrgem, kui on day-ahead turul. Kui me day-ahead turul räägime sellest, et energia hind on kuskil, ütleme, 5–100 euri megavatt-tunni eest olenevalt sellest, et kui külm juba parasjagu väljas on, siis hour-ahead või tund ette turul on need numbrid 50–1000. Ja meil on lisaks sellele veel turud, mis on veel kiiremad, mida nimetatakse sagedusturgudeks,
millest need hinnad lähevad veelgi kõrgemaks. Ehk siis valesti ennustamise hind on äärmiselt kõrge. Samamoodi on aga võimalus palju teenida sellega, kui sa oled valmis osalema või oma mingisuguseid varasid paigutama just nimelt sinna kiiretele turgudele. Ja seda kõike teebki selline mõiste nagu grid balancing. Ehk siis selle grid balancingi käigus ongi loodud turud, nendel pakutakse välja võimalusi ja nendel turgudel ka kaubeldakse. Mida me järjest rohkem näeme on see, et selle kauplemisega ei tegele ainult energiamüüjad ja energiaturul osaleja, vaid järjest rohkem tahab sinna tulla ka inimesi, kellel on oma tuulepark, kellel on oma päikesepark või isegi inimesi, kellel on oma elektriauto. Ja siit me jõuamegi inimesteni, inimeste kodudesse. Nii. Meil kõigil on kodus on smart meterid, ehk siis targad arvestid, mis suudavad jälgida tegelikult pidevalt energiakasutust, pidevalt energiakvaliteeti ja saadavad infot siis tunni tarbimiste kohta, saadavad infot ka selle kohta, kui võrgus on midagi katki. Me praegusel hetkel näeme liitumispunkti, näeme selle taga toimuvat või näeme sellest punktist toimuvat, me selle taha tegelikult täna ei näe. Aga selge on see, et smart home'i vaates liigutakse järjest rohkem edasi selle külje peale, mis puudutabki nüüd meie mõistes, Eesti Energia mõistes liitumispunkti taga olevat maailma. Et erinevad, kõik seadmed läheb järjest targemaks, need seadmed on järjest rohkem kättesaadavad ka mingites pilvekeskkondades. Me järjest rohkem teame. Nüüd siin, mis on näidatud vasakul pool, on siis meie katsetus proovida aru saada tunni tarbimiste pealt, mis seadmed inimestel kodus on. Ja kui palju need seadmed energiat võtavad. Et näete siin ka seda kogutarbimist ja meil on olemas profiilid, me enam-vähem teame, kuidas toimib konditsioneer, me teame, kuidas toimib ja millal tarbib energiat külmkapp, me teame, et televiisor pannakse õhtul käima. Et me saame seda deagregeerida juba praegu. Aga kindlasti seda annab veelgi targemaks saada. Ja mis on need opportunity'd, mis on võimalused, mis on väljakutsed, siis selgelt juba täna smart meterite pealt me saame tegeleda varguste otsimisega. Ütleme, viisakas nimetus sellele on võrgukadude vähendamine. Smart meterid on Eesti näitel võrgukadusid vähendanud poole võrra, kunagi oli see 10% ringis, täna me räägime võrgukadudest, isegi rohkem on vähendanud kuskile 3%. Ehk siis, et kui me käime täna ringi näiteks Itaalias või mujal Vahemere äärsetes riikides, sel aastal me enam ei käinud, eelmine aasta ka ei käinud, varem käisime, siis need sealsed esindajad rääkisid, et neil on raskusi võrgukadude saamisega alla 12%. Ei ole probleem, IT-lahendus on täna olemas. Me saame ka muuta ja piirata elektri kasutamist, saame kellelgi suurendada, vähendada peakaitsmist, kõike seda osa. Ja kindlasti siis, kui me läheme nüüd edasi sellest nii-öelda elektrofüüsilisest maailmast, siis targa kodu enda vaates need võimalused on praktiliselt lõputud, mida inimene saab ka ise täna kasutusele võtta oma energiasäästu suurendamiseks ja ka leidmaks oma majapidamisest näiteks mitteefektiivseid vahendeid. Või ma ei tea, kui palju teist näiteks teab seda, kas teie külmkapp on, kui palju teie külmkapp elektrit võtab? 10 aastat vana külmkapp tõenäoliselt võtab umbes 2 korda rohkem, kui ta peaks võtma ja ainuüksi sellepärast, et ta tihendil on väsinud, sellepärast, et tema kompressor on väsinud, sellepärast, et tema sees olev gaas on kas lekkinud või lihtsalt nagu lagunemas. Sellised asjad on kõik täna töös, täna võimalik vaadata, välja võtta. Ja see on ala, kus te võite ise mõelda, Google Nest äärmiselt edukas toode, eks ole, et mis on need asjad, mille eest teie oleksite täna valmis maksma, ütleme 1 euro kuus, mis on see teenus, mis teeks teie elu lihtsamaks, eks. On need smart lambid, on need mingid muud asjad, kindlasti on seal asju leida. Nii. Ja siis üks selline suur muudatus muidugi on elektriautod. Täna me selgelt näeme seda, et
kui vanasti elektriturul oli oluline see, millal inimesed tulevad koju ja hakkavad kohvi keetma või tulevad koju ja panevad teleka mängima, siis nüüd me oleme järjest rohkem jõudmas maailma, kus inimesed tulevad koju ja panevad oma auto laadima. Ja autosse läheb natuke rohkem elektrit kui teekannu, mille tulemus on see, et meil väga varsti tekib probleem sellega, et ampritasud, mida makstakse uute liitumiste eest, võivad minna korralikult üles, sest lihtsalt uute alajaamade ehitamine selleks, et katta tipuvõimsusi on ka väga kallis. Muidugi on lahendus seal jällegi tarkvaraline lahendus on see, et kõik ei lae üheaegselt, kõik vahetavad seda infot või isegi see, et kui inimene laeb oma auto näiteks töö juures või odavama hinnaga ära, siis võib ta tulla koju ja jagada sellest autost poole oma elektrit kallil ajal kellelegi teisele. Täna on natukene ulme, ka tehnoloogiliselt ulme, esimesed katsetused on tehtud, aga ütleme nii, et hind on väga kõrge, aga selgelt see suund on. Ja kuidas see kõik nagu kokku käib tegelikult või mida me ise näeme siin, on selline mõiste nagu virtual power plant, see on hästi kuulus mõiste praegu, kui te seda guugeldate, te näete sellest hästi palju erinevaid jutte, aga see võtabki kokku need eelnevad suunad. Ja selle mõte on see, et energiaturul täna on edukas see, kelle käes on kõige rohkem selliseid kas energiat tootvaid või kasutavaid. Ei ole isegi tähtis, kas ta on kasutav või tootav. Varasid, mida on võimalik kiiresti juhtida ja mida on võimalik kiiresti suunata suvalistele turgudele. Ja see on see, mida meie nimetame siin täna virtual power plantiks. Kindlasti teema, mida soovitaks uurida. Ma teen väikese pausi kohe peal jälle. Võtan lonksu ette. Nii. Kui küsimus ei ole, lähme edasi. Kuidas see Eesti energia? Üks küsimus oli chatis. Oi, vabandust. Vaatan. Viiran. Küsimus on siis, et kas on probleem, et elektrivõrk ei suuda katta tipptundidel vajatud võimsust? Jah, on selline oht on olemas. Tähendab praegu, kuidas see käib, eks ole, on see, et me ennustame erinevate andmete pealt ette, me planeerime, eks ole, võrkude ehitusi. Ja võrkude ehituste planeerimine on keeruline sellepärast, et selleks on vaja aru saada, kuhu kavatsetakse jälle mingi uus elamurajoon luua, eks ole. Et kui te vaatate Ülemiste järve taha Peetrit või te vaatate, kuidas Tartus Raadi taha kerkivad elamud ja kui te küsite endalt, kas teie 5 aastat tagasi oleksite suutnud ette ennustada, kui palju seal inimesi elab, eks, siis ma arvan, et vastus on see, et see on keeruline. Ja mis siis tehakse on see, et tegelikult kõige suurem investeering ongi selline keskpinge alajaam, mis sinna luuakse. Me küll täna suhteliselt dimensioneerime neid üle, aga fakt on ka selles, et selle asendamine on väga kallis. Ja kui nüüd see on täna arvestatud niiviisi, et igal majal on näiteks 23 amprine peakaitse näiteks, eks ju. Ja kui nüüd selgub, et selles külakes 100 majast 60 inimest kavatsevad osta enda elektriauto ja tahavad tõsta oma peakaitset 63 peale või 64 peale selleks, et saada nagu elektriautot täiskiirusel laadida, siis jah, meil on probleem. Sest tänane reeglistik võrgus ütleb seda, et võrk peab läbi laskma kõikide nende nii-öelda peakaitsmete summa ja üheaegse kasutuse. Ja täna on see probleem ka sellepärast, see probleem on kasutaja probleem sellepärast, et kui alajaamas vaba võimsust ei ole, siis me saadame selle arve uue alajaama ehitamiseks sellele inimesele, kes seda tahab. Ja selgelt see ei ole, eks ju, tegelikult see ei ole mõistlik, sest sellist tippkoormust me vaevalt kõik ühel ajal kasutame tegelikult. Et täna, siis kokkuvõttes, täna ei ole probleem sellega, et me ei suudaks oma välja lubatud elektrimahtu inimesteni viia. Küll aga on probleem selles, et
näiteks tiheasustuses, kui oluline hulk inimesi tahab tõsta oma peakaitsmete suurusi, tahab kasutada rohkem elektrit, siis see võib jah otsa saada. Ma loodan, Anne, et see vastas küsimusele. Nii, aga läheme siis edasi selle teemaga, et mida Eesti Energia täpsemalt teeb ja kuidas see, mida ma praegu näitasin, jaotub siis meie tänastesse tegevustesse. Teie soovida midagi planeerida, vältida võimalikku ülevõimsust. Jah, meie võrgu planeerimises on need teemad sees. Ma kohe ka näitan siin, mis on need tegevused, mida me teeme. Ja kindlasti seal on natukene ka seda küsimust, et milleks on inimesed valmis ja kui palju ollakse valmis näiteks ma ei tea, ostma seda ülevõimsust nendel hetkedel, kui vaja on. Et ma ei taha minna täna sellistesse legaalsetesse teemadesse, et seal on kindlasti sellist regulatsiooni põhjalik muudatust lisaks vaja sellele, mis praegu toimub. Nii, aga jah, Eesti Energia digitaliseerimine, siis klienditeenused, meie 5 ala. Tagaatsime jõuda 1 miljoni kliendini, digitaalne platvorm, elektromobiilsus, need samad kodulaadijad ja uute energiateenuste arendus. Siin all siis eelkõige juba täna me pakume päikesepaneele, me täna pakume soojuspumpasid, me täna pakume täislahendusi niiviisi, et inimesed saavad tulla meie juurde öelda, vaadake, meil on selline maja, meil on selline olukord, milline on meie jaoks targim lahendus. Seda kõike me suudame täna katta. Energiakaubandus, ehk siis nüüd see Energy Trading, kes siis võtab meie toodetava energia ja ka teiste toodetava energia ja kaupleb sellega võimalikult paljudel turgudel. Liigume järjest rohkem reaalajalise automatiseeritud kauplemise poole. Me täna teeme üle poole tehingutest täisautomaatselt, nii et inimene sinna vahele ei sega. See number peab tõusma. Suur energeetika, ehk siis meie põlevkivi väärindamise osa ja eelkõige tänaseks päevaks õli ja sooja tootmine, andmepõhine varahaldus, kuidas me saame teada, millal saab mingi asja ressurss läbi, milline on korralik laoseis, millal tuleb midagi vahetada, kuhu see paigutada tööprotsessis. See on selline 1% kokkuhoidmise business. Enefit Green, ehk siis meie taastuvenergia üksus, andmepõhine varahaldus samamoodi natuke teise nurga alt. Mõelda, siin on selline väga põnev erinevus, et kui suur energeetikas on elektrijaam on üks vara, see on üks masin, mis koosneb 10 000 alamosadest, siis taastuvenergia on selles mõttes selline mikroteenuste arhitektuur, et iga konkreetne tuulik on eraldi vara ja iga konkreetne tuulik põhimõtteliselt koosneb mastist, käigukastist, generaatorist ja lavadest. Ehk siis, et varad ise on väga palju lihtsamad, mis teeb ka seal, mis nõuab ka absoluutselt erinevat varahaldus-lahendust. Ja siis viimasena, võib-olla mitte kõige vähem tähtsana võrguteenused, samamoodi varahaldus, liinide haldus, tarkvõrk, taristute ühishaldus, ehk siis me ei ole siin kordagi vist maininud meie seda nii-öelda fiibriprojekti, läheb ka siia alla. Ja nüüd võib-olla IT-le olulisena aru saada, mis on siis need asjad, mis võimaldavad üle äriliinide sellist lähenemist. Ehk siis BI, Business Intelligence, väga tugev tiim peab olema see, kes tegeleb andmetest väärtuse loomisega. Kindlasti on see koht, kuhu inimesi otsitakse juurde, mille väärtus säilib. IT-toodete müük välistele klientidele meie vaates, see on nüüd see küsimus, et kui me teeme midagi hästi ja kui me teeme midagi Baltikumist hästi ja võib-olla oleme ees natukene ülejäänud Euroopas teatud teemadega, siis seda võiks müüa ka väljapoole IT-teenusena. Esimesed katsed on meil olemas, vaatame, kuhu see läheb. Digitaalse platvormi arhitektuur, mis on siin suuresti sellepärast, et see on minu üks lemmikteemasid, mida täna ei jõua siin katta, aga moodne hübriidplatvorm selleks, et oma teenuseid üleüldse kättesaadavaks teha. Küber- ja infoturve, jällegi teema täiesti eraldiseisvaks seminariks. Täna väga suure tähelepanu all, väga suurte investeeringute all ja samamoodi ka siis kaasaegne töökeskkond, seda õnneks
proovides leida COVIDist positiivseid asju, ma arvan, et kui küsida, et kes lubas Eestis inimesed kodukontorisse, siis see oli selgelt COVID, eks ju. Et see kaasaegne töökeskkond tuleb sellega kaasa. Ja ma hakkan natuke otsi kokku tõmbama kiiresti, vaatame üle ka selle, et Eesti Energia, siis kes tegeleb kogu selle asjaga. Eesti Energia IT-üksus on üks suuremaid lausa IT-ettevõtteid, ma julgeks öelda Eestis. Meil on 260 töötajat, meie arenduseelarve, mitte nüüd haldus, vaid just nimelt arenduseelarve on suurusjärgus 10 miljonit eurot iga aasta. Meil on üle 3000 arvutikasutaja, kellele me teenuseid pakume ja kokku siis üle 500 erineva rakenduse, mis jagunevad siis suurusjärk 100 IT-tooteks, mida me välja pakume. Vot. Ja nüüd enne, kui ma annan üle selle sõna nüüd Jaanile, kes juba pikka aega ootab, et ta saaks rääkida sellest, et mida ja kuidas me tudengite ja ülikoolide koostööd teeme. Ma tahaks teile välja tuua veel 3 teemat. Kui see energia teid ikka ei kõneta, kui tahaks nagu esialgu proovida natukene laiemalt, et mis oleks siis need teemad, mis meie hinnangul, minu hinnangul on need, kuhu tasub tähelepanu pöörata. Ja need on sellised, inimese keskne disain, kõik räägivad, keegi ei tee. Ehk siis kliendi asetamine keskele, kliendi vajaduste asetamine keskele ja sellega kõikide ülejäänud tegevuste sidumine. Sinna hulka lähevad ka proaktiivsus, ehk siis, et see, et me ei oota, kuni klient tuleb meie juurde, vaid meie lähme kliendi juurde juba nii, et meil on mingi intelligentne arvamus tema kohta. Ja väga suure teema on natural language processing või see, et me saaksime rääkida arvutitega eesti keeles. Või suvalises keeles, mis ei ole, ütleme ausalt, inglise keel. Teine suur teema, millest ma soovitan sisse minna inimestele, kellel võib-olla sobib rohkem selline ühiskonna teema, on ühiskonna maju juhtimine. Me täna näeme seda, kuidas sotsiaalmeedia jookseb üle, ma ei taha öelda tõesest meediast, aga ütleme niiviisi, et tema mõju on kasvanud väga suureks. Me näeme seda, kuidas üksikute ettevõtete mõju on kasvanud väga suureks. Ja me näeme ka seda, kuidas see mõju tegelikult hävitab ühiskondasid, hävitab community'd või vähemalt segab neid. Ehk siis, et see on selline plokk, kus kindlasti on ruumi. Ja viimane neist siis on machine to machine, see on selline edasi küsimus, ehk siis kui 5 aastat tagasi räägiti machine to machine'ist ja räägiti homo economicusest ja räägiti sellest, et inimene ikkagi on selline lõppkokkuvõttes ratsionaalne, siis elu on näidanud, et inimene on lõppkokkuvõttes irratsionaalne ja jääb irratsionaalseks, küll aga on masinad ratsionaalsed. Ehk siis iga teenusega, võib-olla natuke vastuoluna selle inimese keskse disainiga, tuleb mõelda seda, et kas sa täna müüd pesupulbrit inimesele ja võib-olla 3 aasta pärast müüd sa pesupulbrit pesumasinale. Ehk siis, et mis juhtub siis, kui sinu teenust hakkavad kasutama teised seadmed. Nii. Ja nüüd ma panen selle viimase slaidi ja siis ma vaatan vahepeal küsimusi. Mis IT-vahendeid te tavaliselt Eesti Energia ettevõttes kasutate? Analüütika, mudelite arendus, mis on töötajate seas levinud? Jube lai küsimus. Arenduse koha pealt meil on suhteliselt standardne stack, me oleme väga palju Java põhised. Kui me räägime andmeteaduse koha pealt, siis meie andmeladu põhineb vertikal, mitte et see võib-olla paljudele midagi väga ütleks. Ja kui me räägime modelleerimisest ja muudest asjadest, siis seal on hästi palju. Et meil on hästi palju ise tehtud Pythonis kirjutatud naami, meil on ka Python just nimelt. Meil on R-i, meil on mingisuguseid muid asju, et me tegelikult ei piira väga selliste tööriistade kasutamist, kui nad toovad tulemuse ära. Et teatud piiril tulevad asjad ette, et me ei luba toodangusse Exceleid ja edasi tagasi, aga mis puudutab prototüüpimist, mis puudutab proof of concept'e, mis puudutab andmetest väärtuse loomist, siis tähtis on see väärtus kätte saada, mitte see, mis tööriistaga seda tehakse. Nii, ja Jaan, kas sa võtad siit koha pealt üle? Jaa, ma võin võtta siit koha pealt üle küll. Nii, tere siis ka minu poolt. Mina olen Jaan Ots. Ma olen siis selle innovatsiooni
labori tooteomanik. Ma räägin teile, kui Aivar rääkis nüüd natukene üldisemalt Eesti Energia tegemistest ja väljakutsetest, siis ma proovin rääkida pisut konkreetsemalt sellest, et kui te tulete meie juurde praktikale, eelkõige siis selle meeskonnaprojekti raames, et mida siis meil teha saab. Ma arvan, et mul läheb ka umbes mingisugune 20-25 minutit ja mina nüüd küll ei näe, kui keegi midagi küsib, et siis kui te chati kirjutate, et andke endast märku või ma ei tea, Aivar või keegi öelge, et on mingisugune küsimus seal, et siis ma saan ka lugeda korra. Nii, siis põhiline esimene küsimus on see, et miks me üldse teeme tudengiprojekte, miks me tahame tudengitega koos töötada. Tavaliselt erinevatel ettevõtetel on mingisugused põhjused selle kohta. Levinud põhjused on see, et hea odav tööjõud, kellele anda mingisuguseid tüütud ülesandeid, mida võib-olla mõni olemasolev töötaja enam ei taha teha. Või siis üks hea põhjus on veel ka see, et keegi teine palus, et ma ise tegelikult ei viitsi teha seda asja, aga kuna kuskilt öeldi, et on vaja, no siis teeme, on ju. Et niimoodi tihti tehakse erinevaid praktikavorme, meil see õnneks nii ei ole. Aga meil on ka suhteliselt omakasupüüdlikud põhjused. Nendeks on siis esimene kõige olulisem asi on see, et kui me vaatame enda töötajaid, keda me oleme siis tudengiprojektidesse mentoriteks pannud, siis see on neile väga hea viis, kuidas ise õppida. Ja see õpetamine ongi nende jaoks väga hariv. See töötaja, kes siis mentorina osaleb tudengiprojektis, tema õpib kindlasti paremini kuulama. Ta õpib asju arusaadavalt selgitama, mida siis on hiljem võimalik kasutada ka oma igapäevatöös paremini, et uusi töötajaid näiteks aidata järgi. Tavaliselt meil tudengiprojektides osalevad siis seeniorarendajad mentoritena, kes saavad õppida ka juhtimisoskust, et võib-olla oma karjääris mingisuguseid arenguid teha. Ja kui igapäevaselt tiimis näiteks arendajad pigem töötavad selliste, et keegi teine on mõelnud välja selle üldise plaani arhitektuuri ja siis tiim koos lahendab, siis tudengiprojektis on väga hea võimalus proovida ka seda IT-arhitektuuri poolt, et mentor peab siis aitama välja mõelda kogu selle suure pildi ja kuidas need tööülesanded jagunevad ja kes mida seal täpselt teeb. Nii, siis teine samuti väga omakasupüüdlik põhjus on see, et me tahame leida uusi kolleege ja uusi töötajaid. Ja me oleme leidnud, et noored inimesed toovad väga palju värskust organisatsiooni, sellepärast, et noortele on tihti julgus suuremalt mõelda. Et kui me vaatame ka erinevaid edukaid startup'e maailmas, siis tihti on need tehtud väga noorte inimeste algatusel. Minu meelest üks väga oluline asi on noore inimese initsiatiiv ja entusiasm asju ära teha. Et kas või näiteks enda näitel, et ma olen üle 12 aasta tööd teinud ja ütleme nii, et praeguseks on mul väga palju lihtsam mõelda, et las ta olla, kui ütleme 10 aastat tagasi. Et vahepeal selline just see julgus, millega uued inimesed tulevad, et see on nagu väga hea ja mõnus vaadata. Ja veel üks oluline asi on siis see, et me oleme ise ettevõtte sees harjunud asju tegema ühtemoodi, mingisugused rutiinid on välja kujunenud, et väga mõnus on, kui keegi tuleb ja vaatab, et tegelikult võib-olla mõni asi niimoodi ei ole mõistlik ja prooviks midagi teistmoodi. Et sellepärast me teeme neid tudengiprojekte, me saame kõiki neid asju, saame oma mentoreid arendada ja leiame tudengiprojektide läbi siis ka mõned uued töötajad. Me oleme mitmeid inimesi palganud ka niimoodi. Nii, natukene siis sellest, et kui te tulete meile praktikale, et mismoodi me siis tööl hakkame üldse kõik koos ja kuidas see välja näeb. Meie jaoks kõige olulisem põhimõte tudengiprojektide läbiviimisel on see, et see
see projekt, mida me hakkame tegema, peab olema nii lähedal reaalsele töökeskkonnale kui võimalik. Ja see tähendab seda, et me ei võta kedagi kuskile kellegi juurde istuma mingisuguseks paariks tunniks, et mingeid poolikuid tööülesandeid teha või lahendada mingisuguseid selliseid tühiseid asju, on ju. Et me üritame ikkagi selle vähese ajaga, mis meil on, teha sellist asja, mis näeks võimalikult sarnane välja sellele, mida me ka päriselt oma IT-osakonnas igapäevaselt rakendame siis kõikide tiimidega. Ja selle asja keskmes ongi tiim, et tudengitest me komplekteerime sellise 4-5 liikmelise tiimi, kes peabki päris tiimina töötama. Ja mida see nüüd tähendab, on see, et tiim vastutab kogu oma töö eest ise. Te vastutate õnnestumiste eest, te vastutate ebaõnnestumiste eest. Keegi ei ütle tiimile täpselt, et mis päeval, mis kell, kuidas tuleb asju teha, kes tiimi liikmetest konkreetselt millegagi tegeleb, et see on kõik tiimi enda otsustada. Need kokkulepped tuleb teha tiimi siseselt ja neid on võimalus teha selles mõttes. Nüüd, selle jaoks on kindlasti abi vaja, et kõik see ei tule niimoodi loomulikult ja üleöö, et meil on terve rida mentoreid, kes siis seda tiimi aitavad. Mentoreid meil minimaalselt on 4 erinevat inimest kindlasti, kelleks on siis Agile Coach, kes õpetab erinevaid agiilseid töömetoodikaid, olgu selleks Scrum, olgu selleks Kanban. Siis tooteomaniku rolli olen mina täitnud samamoodi, et kogu see toote backlog kokku panna, mida me hakkame arendama, miks me neid asju täpselt teeme, kuidas need kliendile lõpuks väärtust loovad. Ja siis arendajatest mentorid, nagu ma juba ka eelnevalt mainisin, täidavad siis arhitekti ja senior arendaja rolli, et nemad on siis sellisteks rohkem nagu igapäevasteks kontaktideks, et kui tekib küsimusi, ei oska valida õiget tehnikat, on mingisugune bugi, millest üle ei saa, et siis on veel kindlasti ka 2 arendajat on kaasas. Ja siis üks asi veel, mis muudab selle suhtluse väga selliseks, nagu on päris elu, on see, et meil on erinevast rahvusest on kõik need mentorid. Meil on väga huvitavatest riikidest pärit töötajaid, Egiptost, Iraanist, Indiast on, Jaapanist, et üks aspekt on see, et kogu töö toimub inglise keeles. Mis tähendab, et kui te olete läbinud selle meeskonna projekti, siis te saate öelda, et te olete inglise keeles erialast tööd teinud. Ja teiselt poolt, kust see tegelik ülesanne siis tuleb, millest ma ka kohe järgmisena räägin, on see, et me üritame teha nii, et me ei lahendaks mitte ühtegi sellist nagu välja mõeldud ülesannet. Et anname nendele tudengitele mingisuguse suvalise asja, et las nad siis teevad ja kui nad ei tee, hea küll. Et meie tudengiprojektid on kõik tegelikult ärivajadused. Me oleme kogunud need kokku erinevatelt äritiimidelt organisatsiooni. Nüüd sügiseks, kui me oleme kokku panemas projekte, minu mäletamist mööda mul on mingisugune 10 erinevat ärivajadust seal kirjas, millest on võimalik siis meeskonna projekt sõnastada. Eks ma vaatan, palju ma sinna ülikoolile neid annan, aga jah, et see valik on tegelikult olemas ja see on päris suur. Nii, ja siis mõne näitena konkreetsed projektid, mida me oleme teinud. Tänaseks me oleme siis 3 tudengitiimiga töötanud 2 aasta jooksul ja nendest 3 projektist räägin ka natuke lähemalt. Et esimene asi, mida me tegime siis eelmisel õppeaastal, on selline asi nagu elektriautode simulaator. Aivar mainis siin ka pikalt seda elektriautode teemat ja miks see on meie jaoks oluline. Ma räägin võib-olla natuke lähemalt sellest laadimise teemast. Eestis ei ole väga palju elektriautosid veel ja Eesti Energia on arendamas erinevaid teenuseid siis elektriautode laadimiseks. Enefit Volti ilmselt, ma ei tea, olete kuulnud, et see Enefit Volt avaliku laadimise võrgustik on nüüd meie oma. Ja sügisel tulime välja ka kodulaadimise teenusega.
Ja seal tekib see probleem, et kuna elektriautosid on nii vähe Eestis, siis meil ei ole võimalik katsetada potentsiaalseid teenuseid nagu suure valimi elektriautode peal. Et jah, meil on maja taga on endal ka paar elektriautot ja mõned laadijad, et seal me saame katsetada, kuidas mingisugune teenus võiks töötada. Aga meil tekkis mõte, et kui meil oleks võimalik mudeldada kogu seda elektriautode laadimise võrgustikku tuhandeid kordi suuremal skaalal, kui ta on täna, et näiteks me panemegi simulatsiooni 2-3 tuhat elektriautot, võib-olla seal 5000 erinevat laadijat ja simuleerime selle ära, et kuidas need autod sõidavad, millal nad laevad, kust kohast nad läbi sõidavad, millised on nende erinevad käitumismustrid, siis meil on võimalik palju rohkem õppida selle kohta, et millised on need teenuse kriitilisemad punktid, kuidas see hakkaks tööle, kas või on võimalik õppida näiteks selliseid asju, et kuna see auto sõiduteekond on siis mööda päris teid ikka mudeldatud siin, siis meil on võimalik aru saada, et kas kuskil on mingisugused enam sõidetavad teed, kuhu näiteks peaks avalikke laadimisjaamu juurde tegema. Et kõiki selliseid asju on võimalik teha. Meil on võimalik kiiresti skaleerida seda üles ja alla, vaadata, kuidas see peab vastu erinevale koormusele ja nii edasi. Nüüd teine aspekt selle juures on andmed, et kui me oleme jooksutanud seda simulatsiooni näiteks siin, ma ei tea, 1000 autoga, siis meil on samamoodi võimalik tekitada oma laadimissüsteemides väga palju andmeid, mida hiljem siis analüüsida ja kasutada samamoodi erinevates näiteks virtuaalelektrijaama mudelites, et mis on see elektriauto akude mahutavus näiteks, millega on võimalik siis kaubelda virtuaalsel elektrijaamal mõnel turul ja mis on see maht, millega ei ole võimalik, et mida inimesed tahavad oma autosse igal juhul saada, et nad järgmine päev saaksid sõita. Nii, teine asi on selline asi, mille kohta mul ei ole mingisugust ilusat pilti näidata, sellepärast, et see on selline andmeteaduse mudel, aga üks reaalne probleem, mis meil erinevatel osakondadel on see, et me müüme päikesepargi ja päikesepaneelide lahendusi ja on vaja aru saada antud pildi näitel siis majade kohta, et kui palju päikesepaneele ma saan mingisuguse maja katusele panna. Et see on meie peamajast näide siis. Ja täna tehakse seda tööd käsitsi, võetakse see sama pilt sealt Maa-ameti kuskilt kaardilt ja siis keegi müügiinsener võtab need mustad ruudukesed ja hakkab neid kopeerima sinna. Tal on see skaala enam-vähem teada ja siis see valge osa, kus on need ventilatsiooniseadmed, sinna ei saa päikesepaneele panna. Ja siis niimoodi saabki kokku arvutada, et okei, siia katusele me saaks panna mingisugune X paneeli, ma nüüd ei mäleta, palju neid siin on. Ja saab teha siis kliendile müügipakkumise. Et ühe tudengiprojektina oli selline väljakutse, et kuidas teha see arvutus automaatseks, et ma sisestan lihtsalt maja aadressi ja vastuseks tuleb see, et mitu päikesepaneeli saab sinna katusele panna. Et seal on liidestused siis erinevate süsteemidega, on Maa-ameti kaardiga, on ehitisregistriga, samamoodi päikesepaneelide suuruste andmed peavad kuskilt tulema, toimub mingisugune arvutustehe, ja seda kõike teha siis kõikide Eesti aadressite kohta on näiteks, see on väga suured andmemahud, mis seal arvutuses läbi käivad. Ja siis edasi arendusena näiteks, miks ma tahan rõhutada, et need on päris projektid, et kui tudengid suutsid selle majade osa enam-vähem lahendada, siis me ise oleme näiteks võtnud selle lahenduse aluseks ja liikunud edasi ja praegu vaatame siis kõiki maatükke Eestis sarnase loogika alusel näiteks. Nii, ja kolmas teema on ka elektriautodega seotud. Sellel on selline turunduslik eesmärk pigem. Üks põhilisi asju, millest
mida on inimestel raske mõista, on see, et kui sa ostad tavalise auto, siis see auto hind on auto hind ühesõnaga ja siis 5 aasta jooksul sa maksad tegelikult päris palju kütusena juurde. Ja elektriautod mõjuvad inimestele täna võrdlemisi kallitena, sest elektriautod ongi kallid, akutehnoloogia maksab väga palju, aga elektriauto laadimine tegelikult on suhteliselt odav. Ja siit tekibki selline küsimus turundusmeeskonnal ka, et kuidas tuua välja inimestele see, et palju maksab 5 aasta peale tavaline auto ja palju maksab 5 aasta peale elektriauto. Ja sealt on arvutusest on võimalik näha, et siin tegelikult see 1300 eurot elektriauto peale, need on mingisugused disaini näidise numbrid mul praegu siia sisse jäänud. Aga põhimõtteliselt sellest arvutusest on võimalik näha, et kui võtta selline suhteliselt mõistlik elektriauto ja selline keskmine tavaline bensiiniauto näiteks, et see sääst kütuse pealt mingisugune 5 aasta peale tuleb ikkagi nagu 1000 eurosid. Et ma olen enda näitel teinud, minu meelest see hinnavahemik jäigi sinna, ma ei mäleta, kas see oli nüüd 5 või 7000 eurot, mis see kütuse vahe seal tuleb. Et see on ikkagi märkimisväärne ja kui seda auto võrdlust vaadatagi näiteks 5 aasta sellise kogu kulu peale, siis see elektriauto esmane hind ei tundugi enam võib-olla nii kallis. Et muidu vaatad, et üks auto maksab 25 000, teine maksab 40 000, aga selle 25 000 puhul ei ole lihtsalt arvestatud kõiki need muid kulusid. Ja siin samamoodi siis, kui praegu, inimesel on ka võimalik võtta Excel ette ja võtta oma auto andmed, otsida need välja, leida palju auto kütust võtab, kõik on võimalik Excelis kokku panna, et selles mõttes see ei ole nagu väga raske, aga samas see on ebamugav. Ja siin me tegime tudengitega siis sellise lahenduse, kus piisab sellest, et sa tead oma auto numbrit. Ja kui sa paned selle sisse, siis Maanteeametist võetakse kõik andmed sinu auto kohta. Meil on eraldi andmebaas on kõikidest elektriautodest, mis olemas on või mida Eestis müüakse, ma ei mäleta, kumba pidi see oli. Ja võrdlus on siis juba väga lihtne teha. Samamoodi elektrihinnad, kütusehinnad tulevad erinevatest kohtadest, et andmed on kogu aeg sellised ajakohased. Nii, need olid siis 3 projekti, mis me oleme tudengitiimidega teinud. Jaan, siin annab arvestada küsimusega chatis. Just, nii. Ma kohe vaatan seda küsimust. Kas iga lahenduse kohta on olemas inverter? Kas see küsimus käis nüüd mille kohta? Päikesepaneelide kohta, ma eeldan. Eelmise slaidi kohta. Selle slaidi kohta? Jah, selles mõttes, et päikesepaneelidel on mingisugune inverter, läheb jah sinna. Kuidas see täpselt see päikesepaneelide lahendus on? Mitu inverterit seal selle rivi päikesepaneelide peale on, seda ma kahjuks ei tea. Et ma ei tea, kas see nüüd vastas küsimusele, ma arvan, et võib-olla ei vastanud, aga äkki saab küsimust täpsustada, siis me Aivariga oskame ka täpsemalt vastata. Et võin nii palju täpsustada, et sinu näide oli täna küll Jaan sellisest ettevõtte või ütleme suuremast pinnast ja seal tegelikult see inverteri lahendus ja üleüldse voolulahendus tehakse eraldi juurde, et me selle lahendusega täna otsime ainult katuse, kuhu üldse on võimalik paneele panna. Mis puudutab neid päikesepaneele, mida te kõik saate minna Energia.ee lehele ja osta, siis nende puhul eramajade inverterid on meil, jah, seal on üks inverter, see on meie poolt välja valitud, testitud ja selles mõttes ta on standardne. Ma loodan, et sellest vastusest oli siis rohkem abi selle küsimusele vastamiseks. Nii, mul on tegelikult üks slaid on jäänud.
Ja selleks slaidiks on see, et tegelikult ei pea üldse mind uskuma. Ma jätan selle slaidi siia, te võite lugeda, mida on need tudengid kirjutanud, kes on selle programmi läbinud tänaseks. Ja see on ka minu viimane slaid, et ma jätan selle hetkeks siia, saate lugeda. Mina omalt poolt tänan. Kui kellelgi on veel küsimusi, siis võite sinna chatti kirjutada, et ma nüüd saan ka lugeda. Et ma sellise klientide tellimusi, ütleme niiviisi, et päris nagu oma müügistatistikat avalikult me siin ei jaga, eks ju. Igaks küll ma ütlen ära, aga selgelt on näha see, et on jah, need väiksemad pargid on väga suur tõus, on just nimelt residentialis, ehk siis need, kes panevad omal täna katusele, on need, kes tahavad teha nüüd alla selle 50 kilo, ütleme vati, ei ole päris täpne, neid väikeseid parke ja suuremad, keerulisemad ja selle tööriista mõte on automatiseerida müüki sellisele väike ja keskmise suurusega. Et loomulikult need katusepinnad, kus kui sa võtad Tallinna Maa-ameti kaardi lahti ja sa suudad sealt ju, ma ei tea, 10 suuremat väikese või pinda ise ka üles leida, eks ju. Et nendele me teeme ikka spetsiaalselt täpsed pakkumised ja see on selline suurema läbirääkimise küsimus. Et need tööriistad siin on mõeldud sellise väike ja keskmise skaleerimise jaoks. Et vaadake palun, Aivar ja Jaan, kas chatis said kõik küsimused oma vastused ja meelega liiguks juba edasi? Jah, aga annakski siis Natalia sulle sõna üle, sest me lobised vaja täis. Et tere kõigile, mina siis olen täna värbamisjuhi rollis ja nimi Natalia Hordina kontsernist olen pikalt tegelenud ka järelkasvu tegevuste koordineerimisega ja siis täna räägin ka sellest, et kuidas peale sellest inspireeriva jutu ja siis väga sellise meie põnevaid väljakutsed, mida jagas Jan ja millest rääkis ka Aivar, kuidas praktilisemalt liikuda ja saada praktikale ja mida veel lisaks nii-öelda kontsernis meil on pakkuda noortele. Et ma julgustan siin tõsta kindlasti käe ja küsida küsimusi, kui te tahate midagi praktilist uurida, mis puudutab praktikakohti või töökohti, aga siis esmalt kõige võib-olla suurem märksõna praktikantidele ja tudengitele on see, me Eesti Energia ettevõttena oleme kõige suurem praktikakohti või praktikakohtade pakkuja Eestis. Et keskmiselt iga aasta meil käib praktikal 250 kuni 300 tudengeid. Me korraldame praktikat aastaringselt ja siis ongi 2 kampaaniat, üks on kevad-suveperioodi oma, mis praegu just algas ja siis teine algab augustikuus, kus me otsime praktikante juba sügis- ja talveperioodi jaoks. Nii et saate sellega arvestada, et kui suveperioodiks on mõned plaanid juba tehtud, siis väga oodatud anda märgu oma praktikasoovist juba sügisperioodiks. Ja kui rääkida sellest suurusjärgust ja praktikakohtade võimaluse, siis tegelikult nii nagu mulle meeldib rääkida, et meil on igasugused võimalused tudengitele pakkuda välja arvatud meditsiin. Nii põhimõtteliselt kontsernis te saate tegeleda kõikide valdkondadega, erialadega, proovida ennast erinevates positsioonidest ja arendada nii, nagu siis vahepeal see süda teile räägib. Sest kontsern on suur, rahvusvaheline ja siis pidevalt muutub ja areneb nii, et siin igav ei ole kindlasti. Ja suveperioodiks me otsime kokku 140 praktikanti majja. Ja see on üle Eesti ja natukene vaatame ka koduturgudel võimalusi. Lätis, Leedus meil on ka väljakutsed praktikantidele. Eesti riigi tudengitele ma räägin alati, et kui sa tahad inglise keelt praktiseerida ja näiteks mitte infotehnoloogia üksuses, siis me leiame sulle rakendus kuskil Leedus või Lätis, kus meie koduturgude inimesed räägivad pigem inglise keeles. Aga kui me räägime ainult Eesti riigis, siis tegelikult täna meil on oodata analüütikuid,
andmeteadlasi, kindlasti statistika ja matemaatika valdkondades inimesi. Meil on sellised soft skills ka praktikakohti on olemas, HR, dokumendihaldus, turundus, kommunikatsioon ja siis müügitaustaga praktikakohad. Ja kindlasti kõige ambitsioonikam on infotehnoloogia. Et siis kuna digitaliseerimise strateegia on meie ettevõtte strateegia A ja O ja sellele tegelikult põhinebki ärieedukust, mis tõttu ootused infotehnoloogia on väga-väga kõrged. Et tõsi küll, me ei saa, minu praktikast vähemalt ei olnud kunagi sellist asja, et me ei saa pakkuda praktikakohti kutsehariduse võib-olla õppuritele, sest tulenevalt meie nõudmistest rohkem ikkagi näeme seda, et just kõrgkoolides saadud teadmised võimaldavad läbida sisulist praktikat, nii et päris põnev ambitsiooniga ja väga edasi viiv. Ja kui rääkida siis mitte selles suures pildis, vaid natukene täpsemalt, et siis IT-tudengitele tervikuna meil on pakkuda arendajate väljakutsedega praktikakohti. Sel suvelperiood seda võib-olla natukene vähem, aga sügisperioodiks kindlasti meil tulevad tulevastele arendajatele väga põnevad väljakutsed. Ootame testijad, ootame tudengid, keda kõnetavad võib-olla IT-riskide juhtimine. Meil, nagu ma mainisin, ka väljakutsed andmeanalüütikutele eeskätt Pythoni, SQL-ide võib-olla vaates ja mitte ainult infotehnoloogia üksuses. Praegu tendents läheb sinna suunda, et tegelikult võib-olla programmeerimiskeele on vaja finantsteenistuses, on vaja energiakauplemises, nii et meil väljakutsed just tulevastele IT-tegijatele ka teistes üksustest, nii et natukene räägin ka võib-olla seda juttu. Otsime IT-spetsialisti, kes aitavad võib-olla ja toetavad selliseid head töötajad nagu mina ise, kui mul on hädaarvutis, siis tegelikult ma just esimesena pöördun IT-spetsialisti poole, kes vaatab sisse, mis mul on viga arvutis on ja kui ei saa, siis edasi tegeletakse teiste kolleegidega minu probleemiga. Infoturbe ja rakendusadministraatorid. Nii, et see maastik tegelikult on väga-väga lai IT-tegijatele pakkuda. Mis on tähtis võib-olla praktika vaates kaasa võtta on see, igal praktikandil on personaalne juhendaja. Eriti kui me räägime sellistest individuaalsetest praktikakohtadest. Nii, et te saate sellest nagu tugi, kus teiega tegeletakse, pannakse eesmärgid paika ja siis toetatakse juba sellest arenguteekonnal. Praktikaperiood kestab reeglina alates 2 kuust kuni poole aastani. Ja just infotehnoloogia üksuses on põnev see, et see töökorraldus on nii suhteliselt paindlik. Number 1, see ei sõltu sellest teie elukohast, annab paluda ikkagi veebipõhist juhendamist ja siis näiteks kui te olete ise Tartust või siis Rakverest pärit, siis meil väga hästi toimib selline veebipõhine juhendamine ja siis kui selline praktika sooritus sujub kenasti ja te olete väga avatud sellele edasi koostööle, annab juhendajaga läbi rääkida näiteks osalisest töökohast. Kui üksuses on võimalusi ja kindlasti meil väljakutsed jagub, siis me oleme väga avatud. Ja siit edasi tasapisi annab juba seda nii töökoormust suurendada, kui ka päriselt võib-olla endale esimest tööväljakutset saada. Aivar ja Jaan suurepäraselt rääkisid erialastest tööülesannetest, tõsi küll, et meil ei ole seda oodata, et tuleb selline reaktiivne praktika, kus pool päeva põhimõtteliselt ei ole sisustatud, pigem vastupidi, anname ülesanne natukene räägime, anname teile aega ja siis vastutus ja siis te hakkate meile midagi lahendama. Me oleme kõrgelt tulemustele orienteeritud ettevõte. Nii, et praktikandile me küll anname ülesannet ja ootame ka tulemust. Et kui natukene ambitsiooni ennast erialaselt teostada, siis ma luban siin seda küll kogeda. Rahvusvahelisest kogemusest me rääkisime. See multikultuursus päris põnev, mida tuleb ka arvestada, millega tuleb arvestada ja ka kogeda, sest
sest kuna me siin kontsernis erinevate taustaga inimesed, päris põnev vahepeal selle kultuuriruumiga kokku puuta. Praktika tasustatud, et kontserni lubadus, et praktikaperioodis, kui me räägime ainult praktikast, mitte sellest osalise koormusega töökohast, lubadus on alampalk, aga mitte ainult. Sõltub teie kompetentsidest. Kui meil on tegu sellise kompetentsi ja kogenud natukene tudengiga, kes oskab keerulisemat asju teha, kes oskab kõrgemat väärtust luua, siis tegelikult tasu on läbiräägitav ja läbiräägitav nii nagu praktikaperiood vestlusel. Ja aastaringses praktikast ma juba teile rääkisin. Ja kui see selline tehniline asja sai ära rääkitud, siis võib-olla natukene ka vaatame numbritesse. Et siin teie ees on eelmise aasta numbrid. Ja just infotehnoloogia üksusest, kui te vaatate, meie värbamise ambitsioon hästi korralik. Ja vakantsid suhteliselt palju ja just seetõttu, et me areneme pidevalt. Ja minu lemmiknumber on kindlasti sisemine liikumine. See kajastab ja peegeldab seda, et kui paljuski me võimaldame neile, kes on avatud pidevale arengule, sisemiselt liikuda. Ja võib-olla kõige kiirem selline nagu esimene samm annab teha just praktikandina sisenedes. Need tänaseks need praktikandid, kes oli eelmisel aastal praktikal, ühest sai päris tugev IT-abispetsialist, päriselt teise sai lõunspetsialist, kui mina ei eksi, ja on ka teisi ambitsiooni praktikantide seas, kes nüüd juba suhteliselt meil täiskoormusega tööl. Nii et võimalusi hästi palju. Ja siis kuidas oma soovist märgu anda, väga lihtne, et minna meie kodulehele energia.ee/praktika. Praktika vakantsid on välja toodud ja mitte ainult infotehnoloogia oma, ka teiste üksuste oma ja siis vaadata rahulikult sisse ja anda oma soovist märku. Ma julgustan võib-olla isegi lausa kandideerida mitmele positsioonile, näiteks kui teid paelub ikkagi üks ja ka teine üksus, ehk siis saab proovida ennast ühes üksuses ja ka teises üksuses ja sealt edasi otsustada. Siin on see küsimus tulnud, et kas võib küsida esinejate kontaktandmeid chati, et kuidas Aivar ja Jaan te näete seda võimalust? No, kuna meie emaili aadressid on eesnimi.perenimi@energia.ee, siis ma arvan, et see on suhteliselt nagu lihtne. Et võib ikka küsida, võib saada ka. Aha, et jaa, teemegi niipidi, et siis ma chatsin siia sama chatsi võib-olla ja siis saate oma küsimusi küsida. Aga mis puudutab praktikale kandideerimist, kas kellelgi on mõni küsimus? Paistab, et kõik ole nii lihtne ja selge, et hetkel küsimusi ei ole, aga siis peab vaatama kellaaega, et kell täpselt juba põhimõtteliselt 5:30, aeg saab tasapisi otsa. Suure tänud kõigile, kes meid kuulas siin Teamsis ja oli väga aktiivne, ka neile, kes kuulas meid teistest kanalitest. Ja kindlasti, kui teil tekisid võib-olla praegu kohe või hiljem tekivad küsimust, andke märku, siis katsume teile vastata. Ja väga edukat teile õppeaasta lõppu ja väga edukat praktikale kandideerimist. Aitäh! Ja aitäh minu poolt ja kena õhtuks kõigile!